turundusmärgid. Tere hea kuulaja, sa oled kuulamas 5. turundusmärkide taskuhäälingu osa. Mina olen Sven Anderson ja minuga koos on Anna-Liis Täheväli ja Martin Oja. Saade saab teoks koostöös Tartu Ülikooli majandusteaduskonnaga ja Tartu Ülikooli semiootika rakenduskeskusega. Tere kaunist suvepäeva soovib Semiootika rakenduskeskus, keda esindab Martin Oja täna siin. Ja Anna-Liis on ka meiega. Ja ennem kui me hakkame pihta tänase osaga, on nimelt minul teile 2 küsimus, et üks nendest on nimelt see, et kuidas teil on läinud seni kuu aega? Suhteliselt töiselt ja ma arvan, et meie rajad on Sveniga ristunud ka näiteks Tallinnas Põhjamaade semiootika konverentsil, mis siis kestis päris 3 päeva ja kus mõned meist tegid ettekandeid ja oli Eesti semiootikas üks aasta tippüritusi, võiks öelda. Täpselt, mina sain rääkida esimest korda, võib öelda, rahvusvahelisel areenil oma enda ideest. Nimelt ma rääkisin sellest, kuidas semiootilist ruutu kui sellist töövahendit, mida semiootikud laialt tunnevad, saab matemaatiliselt või formaalloogiliselt käsitleda, ütleme siis niipidi, ja saab innovatsiooni arvutada välja, et kõigil, kellel on innovatsiooniprobleem, näiteks see, et ma ei tea, mida ma teen oma tootega või teenusega, siis saaks tehniliselt välja tuletada, mis võiks olla sinu uus teenus. Kõlab keeruliselt. Aga see ongi teaduse võlu, et keeruliselt rääkida lihtsast asjast. Palju teid oli seal ja kuidas kõne läks? Kas Minul hääl värises? Hääl värises küll, aga kõne tuli normaalselt enam-vähem välja, võib öelda. Ja siis slaidid ja selline abstrakt oli ka olemas meil, mis selline booklet tuli välja, et sellest saab lugeda, et mida ma siis enam-vähem rääkisin. Aga ma ei tea, kui palju neid rahvast seal oli ikkagi, aga rahvast tundus, et oli ikka korralikult. Jaa, ma ei oska ka täpselt öelda, palju rahvast oli, aga see küsimus jah, on nagu alati teisejärguline, kui ise peab esinema ja siis mina rääkisin oma lemmikteemadest väljaspool turundust, multimodaalsusest ja filmiteooriast. Meile räägiti seal üldse erinevatel teemadel AI-st ja meile räägiti seal õpetamisest ja õppimisest ja disainist ja üldse sellisest laiapõhistest teemadest, kuigi see oli tegelikult koos Lotmani päevadega meil seotud see konverents, et räägiti ka Lotmanist ja Lotmaniga seotud ütleme ideedest. Ja üks läbivaid jooni oli ikkagi ka, mis Lotmani semiootikas on oluline, on komplekssed märgiprotsessid, mida annab ühendada ühiskonna nähtustega ja väga paljude muude asjadega, ka turundusega. Minu konverentsi kõne natuke siduski seda, et kuidas siis Lotmani ideed ja siis semiootiline ruut on omavahel kooskõlas tööriistana ja kuidas kultuuri semiootiliselt me saame siis nagu taustamaterjalina mõelda sellest, et innovatsioon ei olegi midagi muud kui selline uuenduste jada ja semioos, mis tähendab siis sisuliselt seda, et kuidas siis üks mõte või üks idee läheb teiseks mõtteks üle lihtsustatult öeldes. Ja nüüd on meil teine teadanne ka, et Anna-Liis on meist nüüd regular meeskonna liige. Palju õnne, Anna-Liis. Aitäh teile. Ja mu teine küsimus on see, et mis juhatab sisse meie tänase teema, on nimelt see, et mis köidab teid turunduses ja laiemalt sellise rakendustemaatika juures, et mis sind, Anna-Liis, köidab? Mis mind köidab, on, ma arvan, oma sõnumi väljasaamine ja missioon. Ma arvan, et ma ei reklaami midagi lihtsalt reklaami pärast, või turunda või hõika või karju niisama midagi niisama tegemise pärast, aga ongi lihtsalt, et mul on mingid väärtused, mis ma tahaks välja saada ja ma arvan, et siuke turundamine on hea viis lihtsalt. Näiteks praegu väikse vankriga psühholoogia teemal rahva arendamine ja enda arendamine on väga tore ja mulle väga meeldib seda turundada. Minu meelest kõige parem ongi see, et sa saad anda raamatu välja ja ise areneda koos raamatuga sisuliselt. Nii, aga Martin, sul?
mina pole sünnist saadik kindlasti mingi turundusmees olnud, aga mind üldiselt huvitavad alati süsteemid ja see, kuidas süsteem töötab väga abstraktsel tasandil, ükskõik milline süsteem, ka sotsiaalsed süsteemid ja märgisüsteemid ja turundus on üks võimalus väga praktiliselt näha ja tajuda teatud süsteemide töötamist ja selle mehaanikat oma käega proovida. Kusjuures mul on suht sarnane teekond turunduse või sellise semiootika juurde, just sellepärast, et ma algul õppisin filosoofiat, see tundus väga abstraktne ja siis sellest teha mingit turundust tuleks veel abstraktsem, et see on nagu majandusfilosoofia põhimõtteliselt. Aga mind pani tööle just see mõte, et semiootika on nagu märkidega seotud ja ta annab sellise praktilise või rakenduse empiirilise tausta sellele, et märka midagi sellist, mida sa saad nagu peaaegu katsuda ja tunnetada ja siis läbi selle saad sa mõelda turundusest kui mitte väga abstraktsest tegevusest, ütleme siis niipidi, et sa saad nagu inimestele mingit väärtust kohale viia, mitte ainult sellepärast, et mida keegi võiks tarbida, vaid pigem selle vaatenurga, et inimene mõtleb läbi, miks ta midagi tarbib, kui turunduslikult sellise põhimõttelise väärtusküsimusena seda sõnastada. Aga nüüd ongi meil küsimus, et Anna-Liis, sul on mõned küsimused ette valmistatud meie jaoks. Ja me pole vist välja kuulutanud selle saate teemat päris täpselt. Meie saate teema on nagu ABC, et lähme tagasi aluste juurde, mis on turundussemiootika, mis on semiootika ja mis on turundus. Ja Anna-Liis on meil tänane, ütleme, selline algaja, kes küsib meilt algaja küsimusi kõigi nende teemade kohta. Ja siis me saame diskussiooni käigus targemaks, et mis on siis semiootika või turundus ja turundussemiootika üheskoos. Ja peab mainima, et Anna-Liis ainult teeskleb algajat, tegelikult ta on väga nutikas. Aga enne veel, kui me lähme põhiteema juurde, siis minu tänane turundusuudis on jällegi seotud selle kohviliigiga, millest see Tommy Cash laulis. Kuna me sellest kogu aeg räägime, siis räägime ikka veel. Sattusin Tartu jaanipäeval, väga ebaoriginaalne veeta jaanipäev kodulinnas ja minna siis seal rahva jaanitulele. Ma läksin Meisterjaani uut projekti vaatama tegelikult laivis, aga Girly Strings tegi enne seda laivi ja oma viimase lauluna nad esitasid coveri rahva muusika võtmes, mis oli väga hea, palju parem kui Tommy Cashi enda lugu. Tommy Cash, kusjuures minu teada teeb koostööd ka Eesti Lotoga või niimoodi, et siis meil on siin juba nagu selline network tekkimas, et kuhu Tommy Cash läheb järgmiseks. Nii, kuidas Anna-Liis sulle tundub? Kas sul on küsimuse peas valmis? Jaa, mina olen valmis. Mina olen siin täna kui semiootika võhik on ju. Mõtlesin, et see on täiega hea aeg natuke meil selle podcastiga samm tagasi astuda ja võib-olla teha intro neile, kes ei ole kuulajad ja ei ole semiootikust kuulajad, on ju, et mina seda kindlasti ei ole ja mul on täiega hea meel, ma saan siin kahe semiootikuga maha istuda ja rääkida semiootikast ja turundusest. Aga kohe ongi siuke hea lihtne küsimus, on ju, kindlasti väga lihtne küsimus. Mis on semiootika? Kumb meist siis vastama peab kõigepealt? Kes iganes julgeb? No ma teen sellise üldise sissejuhatuse. Semiootikat üldjoontes on defineeritud läbi 3 mõiste, läbi märgi, läbi kommunikatsiooni ja läbi tähenduse. Ja mulle tundub, et tähendusest rääkimine on kõige universaalsem. Teised mõisted mingil määral kitsendavad semiootikast arusaamist, eriti see märk, et kui inimene pole üldse semiootikast midagi kuulnud, siis ta võib küsida, et mis märke te siis uurite, et kas liiklusmärke või neid rinnamärke, mis nõukaajal olid hästi populaarsed või mis pandi seina peale, vaiba peale ka kinni. Et absoluutselt mitte niiviisi. Ühesõnaga, semiootika põhineb eeldusel, et kõik, mis on ikkagi seotud
eluga üldiselt, eks ole, biosemiotika vaade on see, et seal, kus algab elu, seal algab ka märgiprotsess juba tegelikult. Ja inimesed on oma kultuuri tõttu pidevalt ümbritsetud alati märkidest, et terve elu ja kultuur on märgilised nähtused läbi ja lõhki. Et semiootika ongi siis kõikjal. See on sarnane ütleme analoogiale, et kui vaatab keemikmaailma, siis ta võib igal pool näha teatud tüüpi aineid, eks ole, või vaatab bioloogmaailma, siis ta vaatab seda natuke teisel tasandil, aga ikkagi peaaegu kõik, mis jääb tal pilgu ette, on võimalik lähendada teatud meetodite või teatud raamistike abil. Ja semiootika raamistik, millega ta kõigele läheneb, on märgiline raamistik ja tähenduse raamistik ennekõike. Kui mina selgitan tavaliselt inimestele, mis semiootika on, siis ma alustan hoopis selles küsimuses, et mis on teie nagu siuke background või taustasüsteem juba varasemalt olnud ja et ma räägin turundajatega sageli, siis ma selgitan, et vaadake, semiootika on nagu andmeteadus, ainult semiootika kohtleb neid andmeid teistmoodi, kui tavapäraselt te olete harjunud numbrites või siis sõnades nägema, et semiootika on pigem andmekogu või andmeteadus, mis käsitleb tähendust ja püüab siis mõista, mis asi on tähendus nende andmete sees või miks me üldse andmeid käsitleme sageli, sellepärast, et me tahame võluda välja andmetest, näiteks Facebooki andmetes kliendi kohta, mida klient siis tegelikult näeb, mida klient tahab või mida tarbija näeb, mida tarbija tahab. Et semiootika sisuliselt on nagu ülikooli vaates selline 3 andmeteaduslikku lähenemist, et biosemiotika, kultuurisemiotika ja sotsiosemiotika, et biosemiotika on siis selline, kus on nagu loomad, inimene, elusorganism, siis kultuurisemiotika näeb kõike läbi kultuuriprisma ja kultuurisüsteemide vaatevinkli andmeid ja siis sotsiosemiotika on ühiskonnateadused või ühiskondlik perspektiiv andmetele ja tähendusele. Et mina olen niimoodi lähenenud asjale. Martin, sa ütlesid, et on 3 sõna või 3 sõna, mis seda semiootikat sinu jaoks defineerivad või kuidas sa seda, sa ütlesid, et märk, sa ütlesid, et suhtlus, kommunikatsioon. Ja mis see 3 oli? Ja tähendus. Tähendus, okei. Siis ma kohe küsin, et miks semiootikat õppida ja miks teie läksite semiootikat õppima? Ma arvan, et põhiline põhjus on selles, et kui inimene tahab maailmast rohkem aru saada, et miks mingid asjad on nii, nagu nad on, siis vastuseid võib anda nii terve reaalteaduste plokk selle kohta, miks mingid asjad nii on, aga reaalteadused ei seleta teatud diapasooni või dimensiooni meie maailmast ja selleks on vaja pöörduda humanitaaria poole. Ja selles mõttes semiootika künnab sama põldu mingis mõttes nagu filosoofia või ajalugu või kultuuriteadused ja ta ongi väga tihedalt põimunud nendega. Et ta annab vastuseid mingite asjade kohta, millele reaalteadused vastuseid ei anna. Mina näen seda, et semiootikat, kui siin juureski, et reaalteadused on väga sellised konkreetsed. Nad ütlevad lahenduse mingi ajahetke kohta ja siis, kui järgmine ajahetk ütleb juba midagi uut, siis liigume lihtsalt ajas edasi, aga kultuuriteaduste või semiootika puhul, tähenduse puhul sa pead teadma ajalugu ka. Sa pead teadma seda, mis on varem olnud, mis teooria või mis taustaloome argument seal taga on. Et kui semiootikud mõtlevad midagi uut välja, siis üldjuhul seal on mingi argument taga, miks see uus on parem kui vana süsteem, mida sa kasutad näiteks turunduses ära. Aga kui võtta väga pragmaatiliselt näiteks sellest, miks mina just õppima läksin semiootikat omal ajal, oli see, et ma varem õppisin filosoofiat ja sotsiaalpedagoogikat, mis siis viimane neist on selline haridus seisukoht, et kõik koolides peaksid siis toetatud olema, aga sellega ma väga ei tahtnud tegeleda omal ajal, siis ma otsustasin, et mis see järgmine samm oleks. Samal ajal ma tegelesin ka startup-indusega või startup-induse maailmaga ja siis oligi, et turundus on selline lähim
seisukoht, aga ma päris turundust ei tahtnud nagu magistrisse ka minna õppima. Ja majandustausta mul niimoodi ei olnud, et ma saaksin majandusteaduskonda astuda otseselt ka vist, sest neil on eeldusained taga, aga semiootika tundus selline rakenduslik perspektiiv peale filosoofia magistri, et realiseerida oma annet või oskuseid näha turundusmaailma teise nurga all. Ja et turundusmaailm nõuab erinevaid oskuseid, erinevaid teadmiseid, siis semiootika tundus selline kõige laiem, aga samal ka kõige kitsam näha turundusinfot tähenduse perspektiivist, mida ma siin korduvalt olen maininud, et tähendus on üks olulisemaid aspekte semiootikas. Aga et tähendust näha, tuleks seda natuke õppida, et mis see siis tähendus on reaalselt, kus ta avaldub, millisel moel ta meie ellu tuleb. Ja selle õppimine vähemalt Tartu Ülikoolis on vapustavalt aidanud seda kaasa, et semiootika ei ole ainult turunduspõhine või siis matemaatikapõhine või mingi muu põhine, vaid ta on pigem selline, kus iga inimene soovib oma elutegevuses seda näha, võib seda hakata nägema akadeemilisemal viisil, ütleme niipidi, et kui sa oled igapäevaelus, siis sa oled ka juba semiootik valmis mõneti minu vaatenurgast, seepärast et semioos kui selline märgiprotsess on meiega igalt poolt sündides kaasas mingil määral või mingi pidi, siis ma näen, et kui sa akadeemiliselt seda õpid märkama, siis sa teed seda lihtsalt teadlikul viisil. Ma ei tea, kuidas Martin seda näeb. Mul mõte läks kuhugi mujale, ma tahaks pigem tuua mõned konkreetsed näited, mis semiootika olemust selgitavad ja selgitavad ka Tartu semiootika koolkonna eripära mingil määral. Tartu semiootika on seotud ennekõike kultuurisemiotikaga ja kultuurisemiootika vaatab kultuuri mõistet hästi laialt. Me peame seda kõigepealt silmas pidama, et tavakasutuses on sageli nii, et jagatakse nähtusi sellisteks, et mõned on rohkem kultuursemad kui teised, eks ole. Et mõne inimese arvates on kultuursem käia ooperis kui reivil ja et mõni arvab, et klassikaline maalikunst on kultuursem kui graffiti. Aga semiotiku jaoks ei ole absoluutselt mingisugust vahet selles, kõik on kultuur, eks ole. Kultuur on mittegeneetiline informatsioon, mida jagavad mingisugused sotsiaalsed grupid, lühidalt öeldes. Ja see mõiste tuleb juba 19. sajandi lõpu antropoloogiast tegelikult, et selline suhtumine ja muidugi postmodernistlik kultuurikriitika ka väga palju rõhutab seda, et igasugused hierarhiad on ainult kultuuriliselt jällegi konstrueeritud inimeste poolt välja mõeldud ja see, mis mingisuguses ühiskonnas, mingisuguses kultuuris on väga prestiižne, on teises, täiesti teisejärguline, eks ole, ja vastupidi. Kui siis me ühes osas, kus analüüsiga intervjuud tegime, siis me rääkisimegi tekstidest ja kultuurist, sellisest kultuuri tarbimisest, et kultuuritööstus nii-öelda või kultuuri nägemus ei ole ainult see, et sa käid, ma ei tea, kinos või vastupidiselt käid balletietendust vaatamas ja siis mõtled, et ma olen nüüd ülikultuurne, et kultuur on tegelikult palju laiem. Ja siis minu praegune analoogia on see, et kultuur on nagu seen, millel on oma võrgustik sisuliselt. Ja siis teised seened tekivad sellest nagu maapinnast välja ja siis on nagu erikultuure või erikultuuride ja kultuuride vahelise suhteid nagu võimalik vaadelda. Et sa räägid siis nagu vilja ja mingisuguse vilja produtseeriva baasstruktuuri suhtest tegelikult. Seene viljakeha on nagu mingisuguse maa-aluse suure võrgustiku lihtsalt väike nähtav osa, ütleme nii. Täpselt. Aga me korra mainisime, et mõni inimene tunneb, et ma olen teisest inimesest kultuursem, kui ma vaatan traditsioonilist maalikunsti versus mingi graffitit, või siis, et ma olen kultuursem, kui ma käin teatris, mitte, ma ei tea, ei lähe kinno, Kas te tunnete, et võib-olla kui semiotikud näevad maailma kui lihtsalt andmekogumikku, kas teil on lihtsam olla ka
tolereerivam asjade vastu, mis maailmas toimub, sest et teil ei ole nii palju eelarvamusi, vaid te näete seda kui lihtsalt nagu andmeid. ma arvan, et tolereerivam mitmekesisuse suhtes ja võib-olla vähem tolereerivam mingisuguse rumaluse suhtes äkki. Minu meelest, ma just käisin nüüd peale seda, kui konverents meil Tallinnas läbi sai, käisin ka Kumus, Kumu kunstimuuseumis ja ma pean tunnistama, et Kumu kunstimuuseumis 2 esimest korrust, kus on klassikalised nii-öelda maalid ja kunstiteosed ja siis kõige selle kaasaegsem ja modernismlikum kunst on siis kõige viimasel korrusel, siis te võite juba natuke ette arvata, millisel korrusel minu jaoks oli kõige ebameeldivam olla, nimelt kaasaegne kunst, seepärast, et see eeldab minu meelest sellist teooriat või nagu hariduslikku tausta, et üldse mõista, mis on kaasaegne kunst ja kaasaegne selline produktsioon või performance, sest vastasel juhul, kui sa seda ei mõista, siis see kunsti nägemus, mis on kunst, muutub väga ähmaseks või selliseks segaseks, vaata, et kui sa lähed nüüd vaatad galeriid, siis sa mõtled, et okei, see on minu jaoks kunst, ja kui sa lähed nüüd seal kaasaegsesse kunstis, kui sul seda nagu sellist taustaloomet ei ole, miks see on kunst, siis võib tekkida küsimus, et okei, ma vaatan nüüd nagu kunagine juhtum oli sitt purgis, vabandust väljenduse eest, siis kas see on kunst meie jaoks, aga kui sul teooria on taga, siis sa võid öelda, et seal on esteetika taga, et seal me saame aru, see on performance, see on kunstivorm, aga see tegelikult ei vasta küsimusele, et mis on siis see esteetiline pool, et mis on siis see semiootika seal taga. Semiootika minu meelest on mõneti natukene täpselt samamoodi käituv, et teooria, loome, kui sul on see hästi suurelt taga, siis sa võid kõike teha, aga kui see on vähene, siis sa lihtsalt ei tee nii palju. Ma korra haagin oma jutu selle Sveni näitega, minu arust see näide on selles mõttes hea, et ta toob esile koodi mõista tegelikult, et igasugust kultuurinähtust mõista on, selle eelduseks on mingisugune ühine kood selle nähtuse looja ja siis nähtuse vaataja või lugeja või kuulaja vahel, et sellised väga enesestmõistetavad koodid nagu meie eesti keel või mingisugune sõnavara oskus, eks ole, et see võimaldab meil mingil tasandil lugeda eestikeelseid tekste, eks ole, aga samamoodi nagu Sven rääkis antud juhul visuaalkunstist, et seal on ka koodid, mõned neist on nii-öelda väga hardwire koodid, mis on omased inimese liigile, eks ole, et kui me võrdleme ennast kas või putukatega või ka lindudega, kes näevad ka värve näiteks teistmoodi, siis need on nii-öelda väga, väga geneetilise arenguga tihedalt seotud koodid, mida kultuuri puhul on raske muuta. Et me näeme, inimene näeb näiteks valget lilleõit, aga putukas näeb selles värve, mis kutsuvad lennuvälja sisuliselt kutsub teda mis kutsub teda tolmendama. Aga samamoodi on visuaalsed koodid ka kultuuriliselt konstrueeritud, ütleme me võime näha koodide kihte üksteise peal ja võib vabalt olla olukord, kus mõned koodid on tuttavad, mõned on tundmatud. Ja kus just seda kasutatakse turunduses või müügis väga palju ära, et sa tead, et klient suhtleb näiteks sinuga nimisõnades oletama ainult. See tähendab seda, et sa pead suhtlema ka temaga nimisõnades suure tõenäosusega rohkem kui omadussõnades näiteks. Et selliseid koode tuleb tunda, et mõista oma nii-öelda suhtlusviisi või kommunikatsiooni. Saad sa täpsustada, et mis see tähendab, klient suhtleb nimisõnades? Näiteks, et kui klient kasutab oma lause ehituses iga teist sõna nagu nimisõna või omadussõna, siis see suure tõenäoliselt tähendab seda, et kui sina peegeldad teda vastu oma kõnes ka, et sa hakkad nagu vastu peegeldama tema formaalset või sellist stiililist kõne, kasutad täpselt samu fraase ja võib-olla isegi, kui sa tabad ära, et ta kasutabki nimisõnu oletame rohkem kui teisi sõnu, siis hakkad täpselt samamoodi talle peegeldama vastu neid, siis suure tõenäoliselt tekib tal selline nagu sümptaatne tunne, et teine inimene mõistab mind, ma tahan temaga rohkem suhelda.
sest me peegeldades nagunii inimestega suhestume rohkem empaatilisemad, kui inimene meiega vastupidiselt peegeldub, et noh, ütleme, et kui sina ütled mulle sõbralikult kõiki jah, ja siis äkitselt mina vihastun hoopis selle peale, siis see on ju kohe tüli majas, et mis mõttes, aga kui ma peegeldun suga sõbralt sõbrale vastu, no mitte vihalt vihale, siis meil ongi nagu komplekt kommunikatsiooni, ütleme siis niipidi. Nagu see psühholoogias õpetati ka, et kui sa tahad nagu inimesega hästi läbi saada, siis on ju peegelda teda. Räägi nii, nagu tema räägib, et kui sa ise oled süke valjuhäälne ja pealetükki tavaliselt, siis enamasti süke vaiksem inimene kardab sind, on ju, ta ei taha võib-olla, tal on raske sinuga kontakti saada, on ju, kui sa ta peale nii-öelda karjud, on ju, et siis võta rahulikult, see on midagi, mida ma olen ise õppima pidanud, sest ma olen süke hästi kuldne retriiver ja lendan nagu kõigile täiega peale ja siis see on minu jaoks imelik, kui mu tiimi satub süke tagasihoidlikum inimene, siis ma olen nagu mingi, ahah, okei, see on see moment, kus ma pean nüüd võib-olla rahulikumalt võtma. See, kusjuures müügistiilidest on selline raamat olemas nagu Müügikoerad ka, kus räägibki väga detailselt sellest, et müügistiilid on väga erinevad ja seal üks võlusõna ongi see, et käsitle nagu maailma tähendusperspektiivist põhimõtteliselt ja siis, kui sa mõistad, kuidas teine inimene maailma nagu näeb, ütleme siis niipidi, siis sul on palju lihtsam temaga suhestuda, kui lihtsalt, et peale lennata ühtepidi. Olgu, liigume siis edasi. Kuidas te oma semiootika teadmisi siis igapäevaelus rakendate? Et sina, Sven, hetkel tegeled sellega, et oma doktoritöö valmis saada, täpselt. Ja Martin, sinul on olemas, on ju, doktorikraad ja doktoritöö on ammu tehtud, on ju? No mitte päris ammu, aga eelmise aasta lõpus. Okei, värske. Ja noh, eks mõte on ka teadustööd edasi teha ja uurida neid teemasid, mida ma juba olen uurinud. Aga teine huvi on liikuda ka digihumanitaaria poole ja noh, väikese uurimisgrupiga võib-olla ideaalis tulevikus uurida ennekõike Eesti kultuuri just statistiliste vahenditega ja algoritmide abil ja tegeleda nii-öelda suuremate andmehulkadega. Täpselt, kusjuures see läheb minu valdkonnaga tugevalt kokku, sest mind huvitab nagu siuke computational semiotics, mis on sisuliselt vaste siis arvutussemiotikale ja arvutussemiotikat mina tahan omakorda nagu rakendada turundusnähtustele või müüginähtustele, et see baas, vähemalt mina näen oma jaoks, on arvutussemiotika, mis siis püüab välja mõelda meetodeid, kuidas siis semiootiliselt teha neid samu asju, mida me inimejõuliselt teeme semiotikas nii-öelda või uurimismeetodeid, aga neid võiks siis nagu saada arvuti abil lahendatud kiiremini, sest arvuti ei tee tehniliselt mitte midagi uut, vaid ta tegelikult võtab selle meetodi, mida inimene on suuteline arvutuslikult tegema, lihtsalt kiiremas versioonis täide viima. Et täpselt samamoodi mina tahaksin leiutada nii-öelda mingi meetodi või meetodiid, mis on siis arvutisõbralikud, ütleme siis niipidi, ja siis arvuti viib selle ellu nagu välkkiirusel lihtsalt, sest inimene teeks võib-olla seda samat asja võib-olla mõningad 1000 aastad, kui läheb halvasti, ütleme siis niipidi. Et jah. Ma võin siin ühe näitena praegu lihtsalt käigu pealt visandada ühe sellise võimaliku uurimisprogrammi, kuna meil oli jaanipäev, eks ole. Ja see näide räägib ka sellest, kuidas kultuuri uurimine ja turundus uurimine väga tihedalt omavahel ühendada, eks ole. Kõigepealt tuleb üldiselt sooritada alati mingi andmekorje, et luua mingi andmebaas, struktureeritud andmed, aga võime vaadata näiteks jaanipäeva mingite toodete representeerimist siis mingites meediakanalites. Olgu need kas kirjalikud või visuaalsed, kirjalik on ka visuaalne, aga siis ütleme pildilised allikad ja me võime vaadata näiteks, teha sisuanalüüsi, aga täpsemalt siis näiteks sentimenti analüüsi, mis on üks digihumanitaaria meetodeid ja vaadata, millised jaanipäeval müüdud tooted üldse statistiliselt on seotud
positiivsema sentimentiga, et kas eestlane paneb rohkem rõhku grillvorstile või šašlõkile või millist tüüpi muusikalisele artistile Jaani tule ääres ja sellised parameetrid, ma arvan, et kui digihumanitaar täpselt fokusseerib mingile kindlale teemale, siis see võib olla väga, väga kasulik antud toodete müüjale, kui tal on see teave olemas. Täpselt samamoodi saab vaadata näiteks lugude analüüsi, narratiivi analüüs, me küll täpselt seostame lugusid muinasjuttudega, aga me võime ka mõelda brändiloost või reklaamiloost kui sellisest jutustusest, kuidas inimene saab oma probleemile lahenduse sisuliselt leida mõne toote või teenuse näol. Ja täpselt samamoodi saab kasutada narratiivi meetodeid, mis on ka arvutisõbralikud täiesti olemas, kas siis teksti kujul või natuke abstraktsemal viisil, siis me saame välja arvutada näiteks selle, et kas siis sinu toote või teenuse reklaami lugu on hea või halb, just sinu vastaval kontekstis, kellele sa tahad siis näiteks seda pakkuda sihtturul. Toome näite nagu jaanipäeva grill või toode, kas see lugu läheb sinu sihtgrupis peale täpselt sama viisil näiteks, kui sa teed, ma ei tea, vorsti või siis Rakvere vorst, et kas nende lugu on erinev, kas nende lugu paistab erineval viisil, kuidas see lugu jõuab inimesteni, et sisuliselt saab seda nagu semiootika või digihumanitaaria vahenditega leida. Minu üks viis, mida ma isiklikult tahan teha või olen ka juba teinud, on see, et kuidas siis seda lugu kui sellist saaks mingil määral mõõta. Kas see lugu on üldse mingites parameetrites, ütleme siis niipidi, kvantitseeritav või see numbritesse pandav. Et me saame nagu öelda, et see lugu tekitab õnne, see lugu tekitab natuke kurbus ka. Kasuta kurbust, ma ei tea, 3. sekundil, ära seda 1. sekundil kohe kasutane. Et mingid sellised parameetrilised analüüsid saaks teha ja seda, nagu ma mainisin, semiootiline ruut, kui see nüüd viia ilusasti numbrilisse keskkonda või sellisesse konteksti, siis me saaksimegi täpselt innovatsiooni välja arvutada, sest seda semiootilist ruutu meetodina kasutatakse ka lugude analüüsis. Sest see lugude analüüs, kui mainida Greimossi, sellist autorit, siis tema mõtleski välja, et kuidas seda lugude analüüsis kasutada ja kuidas lugudes mõtestada välja see, et kas mingi lugu on loona hea või halb, ütleme siis lihtsustatult. Et kui seda nüüd numbrilises keskkonnas ka kasutada, nagu mina seda näen, siis olekski nagu ideaalne võimalus meil nuputada välja, milline lugu on millise ehitusega hea või halb turunduskeskkonnas. Aga Greimos otseselt ise ju turundusega ei tegelenud. Jah, täpselt, jah. Teda ikkagi rakendatakse. Teda rakendatakse aga hästi palju. Aga kas sa nüüd mäletad või oskad nagu täpsustada ka, et kas Greimos ise siis tituleeris ka mõned lood siis heaks ja teised halvaks või selles suhtes, et nii palju, kui mina olen Greimossi nüüd lugenud, ongi see, et ta pigem nagu näeb seda lugude nagu formaase poolt lihtsalt. Ta nagu see tuleb Vladimir Propist tegelikult. Propist, jah, et seda ei saa niimoodi öelda, et üks lugu on hea ja teine on halb, aga ta nagu lihtsustas selle propi süsteemi ära mingil määral, tegi selliseks selgemaks süsteemiks, mis võimaldab analüüsida, mis lugu üldse on. Ma mõtlen loo liisuus kui selline. Ja see otsapidi on seotud ka strukturalismi kui nähtusega 20. sajandi üks kõige võimsamaid kultuuri ja ühiskonna uurimise teooriatest ikkagi strukturalistlikud meetodid. Täpselt. Ja selle üks algetest on tegelikult ju ei keegi muu kui Saussure autoritest. Ma lihtsalt vaatan, kuidas targad räägivad ja noogutan, sest mina näiteks ei tea, mis see strukturaalne meetod on, mis see tähendab. Ja me peame sellest eraldi saate tegema. Täna me ei saa sellel lingil liiga palju klikkida, muidu me ainult jäämegi sellest rääkima. Aga meil on nüüd märkus enda peasse kirja pandud, et me peame nüüd rääkima strukturalismist järgmine kord edasi. Sul on nii palju huvitavaid termineid käib läbi, aga ma olen nagu, ei saa praegu süveneda, et me peame edasi liikuma, aga mingid teemad siis, millest järgmine kord rääkida. Strukturalism on väga kõva meetod isegi tänapäeval. Ja sinna me jääme. Ja nüüd me liigume edasi. Olgu, aga
millega siis jätkuvalt, millega te igapäevaselt tegelete, et ma saan aru, Martin, sina töötad on ju semiootika rakenduskeskuses, äkki tahad rääkida, mis see on, mis see teeb, millega sa seal igapäevaselt tegeled? Hästi lühidalt. Semiootika rakenduskeskuse põhieesmärk on liikuda probleemide lahendamiselt pigem sellesse faasi, et head veel paremaks muuta. Ühesõnaga, meie tööd on üsnagi palju olnud seotud igasuguste ekspertiisidega ja koostööd ka riigiasutustega, et kui on vaja olnud mingisugust hinnangut tähenduste kohta, eks ole, et üks klassikaline näide, millega semiootikud on tegelenud ka 10-15 aastat tagasi juba, on Lihula ausamba ümber toimunud õigusvaidlused, et kas seal on mingit sümboolikat, mis solvab kedagi või õhutab vaenu või mitte, ja siis on tehtud mitmeid semiootilisi ekspertiise just selle kohta. Ja siin on oluline loomulikult ka ajalooline vaade ja kuidas mingid tähendused mitte ainult praeguses ühiskonnas ei toimi, vaid kuidas nad on välja kujunenud sümbolite mõistmisel. Aga minu üks unistusi on rohkem olla avaramalt nõu andvas, konsulteerivas, abi andvas rollis, ka seal nendes valdkondades, kus niivõrd ei ole tegemist akuutsete probleemide või mingite tüliküsimustega, vaid lihtsalt, et mingeid häid asju veel paremaks muuta ja just, mis on seotud turundusega, et tegelikult turundada häid ideid. Aga kas sa, kui sa tohid avalikustada, kas sa saad veel mingeid näiteid tuua, millega sa tegelenud oled seal rakenduskeskuses? Eks ma ikka võin, aga üks näide on olnud ka seotud tootevaidlustega, millega ma väga palju sellest rääkida ei saa, seal on teatud konfidentsiaalsus, aga on olnud üks case näiteks, kuidas suurtootja teeb väiketootjale liiga, kaaperdab väiketootja tootelt mingeid omadusi ja hakkab neid müüma ja kasutades oma müügikanaleid, ja siis on tulnud astuda väiketootja kaitseks välja ja teha analüüsid, nii et väiketootja on saanud nagu veenvalt tõestada, et tõesti see ei ole juhus, et suurtootjal on täpselt tootel sellised omadused ja need kattuvused on niivõrd tähenduslikud, et seal on reaalselt ikkagi täpselt selline paha asi toimunud. Et see on üks näide. Wow. Ma rääkisin nüüd hästi abstraktselt, eks ole, ma ei maininud tooteliiki ja kõike, aga see, ma arvan, on üsna levinud probleem tegelikult. Ja kusjuures rakenduskeskus ka tegeleb õpetamisega, nagu selles mõttes koolituste andmisega, et võimaldab suurematel või väiksematel ettevõtetel endale saada semiootik koolitama sisuliselt, kui soov on. Jaa, absoluutselt, et oleneb, kas rakenduskeskus ise või vähemalt me saame vahendada ja aidata, ja ma arvan, et ka kui kedagi huvitavad need teemad, millega näiteks mina ja Sven otseselt tegeleme, siis on mõeldav ka see, et ka mina ja Sven pakume mingisugust koolitust. Täpselt. Ja kui niimoodi rääkida, siis mina olengi käinud koolitamas ja rääkimas ka turundussemiootika teemadel või ütleme konkreetsemalt, mis on siis turunduses semiootikast võimalik rakenduslikult teha, näiteks märgianalüüs või siis projektianalüüs semiootika perspektiivist. Olen ka teinud. Ja kusjuures kommentaariks semiootiliste ruutude teema, mis põhineb Greimassi semiootikale, et see on just lääne rakendussemiootikas on üks kõige tuntumaid ja levinumaid raamistikke, siis, millega analüüsida mingit turusektorit või konteksti või mingisugust kas või ka samamoodi sentimenti või hoiakut
mingite üksteisele nii-öelda vastanduvate nähtuste suhtes näiteks. Ja see on väga kvalitatiivne uuring tavaliselt siis sellisel juhul. Okei. Mulle siis jääb mulje, et sa, Martin, tegeled siis väga mitmesuguste teemadega. Jaa, absoluutselt. Kuidas sa ennast igapäevaselt võib-olla arendad või harid niimoodi, et sa suudad siis igas teemas midagi kuhugi jõuda? No ma või kaasa rääkida või jõuda mingi tulemuseni või osata üldse mingit analüüsi planeerida või? Et sellel ajal, kui ma ei tea, trenni ei tee või looduses ei viibi, siis ma olen sellises nohiku moodis lugev inimene tegelikult, et võib-olla veidi ma jagan sellist eetost või maailmavaadet selliste legendaarsete inimestega nagu Charlie Munger ja tema seltskond, eks ole, kes ka rõhutasid seda, et nad vabal ajal ainult loevad raamatut. Okei. Ja Sven, sina aktiivselt kirjutad siis oma doktoritööd ja turundad? Täpselt. Jah. Minu doktoritöö on suuresti mõista, mis asi on brändi lugu ja siis seda brändi lugu, kuidas seda saaks formaliseerida arvutisõbralikuks sisuliselt, tähenduslikult. Ja teine pool sellest ajast läheb siis inimeste või firmade aitamisele, ütleme siis niipidi. Kas sa tahad oma doktoritööst natuke rohkem meile rääkida? Doktoritöö selline suur sisu iseenesest on see, et vähemalt minu püüd on olnud see, et kui näiteks Facebook või mingi selline metatoode on, oletame, ja siis kas see metatoode peaks olema parem või halvem. Ma mõtlen selles mõttes meta enda vaatenurgast, et kas meta saaks arendada mõne toote või teenuse välja, millest tema saaks võita veel rohkem kui praegu. Minu üks artiklitest, mis on välja antud nüüd noorte semiootikute poolt, täiesti avalikult leitav, sellest ma siis analüüsisin seda võimalust, kuidas siis seda formaalselt teha. Ja mu teised artiklid, mis nüüd on saatmiskõlbulikud, ütleme siis niipidi, nad ei ole veel väljas, räägivad ka samadel teemadel, et kuidas siis muuta midagi formaalseks turundusperspektiivis seoses semiootikaga. Et näiteks üks nendest, millest ma julgen rääkida, ongi täpselt sama semiootika ruudu arendus, lihtsalt ma püüan nüüd näidata, tõestada sisuliselt seda, et seda semiootika ruutu saab teha arvutuslikuks. Sest mu esimene artikkel räägis pigem sellest, et kuidas seda ruutu saab nii-öelda rakendada innovatsiooniks, aga mina soovin nüüd seda natuke laiendada, et kuidas seda saab strateegilise sellise turundustööriistana ka reaalselt rakendada, et kui sul nüüd see tööriist on nagu laual, kuidas ma siis seda step by step teen, kuidas ma aste-astmelt teen seda nii-öelda, mida ma pean tegema selleks, et saada teada, mis mu innovatsioonis on vajalik. Näiteks ma olen puidutööstur, ma toodan, oletame mingeid toole, pinke, aga ma ei ole kunagi mõelnud, et sellest samast materjalidest saab näiteks teha voodeid, saab teha pildiraame, oletame. Siis tehniliselt võttes ma võiksin välja arvutada selle aspekti, millisele turusektorile oleks kõige mõttekam järgmisena keskenduda lähtuvalt sinu väikestest andmetest. Oletame, et kui sul on teada, et sa toodadki ainult pinke ja toole ja mingid sellised väiksed asju. Seal väike kommentaar, et sa pead arvesse võtma ka tema tootmisbaasi nii-öelda, et mis seadmed tal on näiteks, et kas ta võib-olla ei saa pildiraame toota nende asjadega, millega ta toole toodab. Et piirangud on loomulikult sinna vaja sisse arvestada, aga sisuliselt saab mudeldada siis minu vähemalt sellise töö raames, et mis võiks olla järgmine suund, kuhu sa võiksid minna. Kuule, aga ma küsin veel, ma sattusin sellisesse kriitilisse hoogu vahepeal, oponeerin natukene, et kas sa arvestad siis sihtgruppe ka või et turunõudlust ka? Et semiootilise ruudu jaoks seda sihtgruppi niimoodi ei ole vaja, aga et ma jaotan selle semiootika ruudu järgi siis turu iseenda ära nii-öelda, et on sihtgrupp, siis ruudust lähtuvalt siis on mitte sihtgrupp, ehk kes ei tarbi sind,
keeldujad, siis on olemas alternatiivne sihtgrupp, kes siis tarbib sarnaseid tooteid, mida sina teed, aga lihtsalt teistelt tootjatelt. Ja siis on viimane selline neljanurkne osa on siis need innovatiivsed tarbijad, kes siis tahaksid sind tarbida, aga veel ei tarbi. Et ootavad, kui sa teed midagi huvitavat nii-öelda. Ja siis on siuke metatasand nende 4 ümber on see, et on nišitarbijad, kes siis otsivad midagi nišikat. Ja siis nende nišikate vastandtarbijad on siis massitarbijad, kes otsivad midagi massitooteid, odavaid võib-olla ka kalleid, aga ühesõnaga massitooteid. Ja siis on 2 sihtgruppi veel, ühed on need siis, kes otsivad siukest mineviku nostalgilisi tooteid ja siis selle vastand siis on innovatsioon või siuke tulevikutarbijad, kes otsivad midagi uuenduslikku põhimõtteliselt. Aga need on siis sellised metakonstruktsioonid tarbija ja mitte tarbija suhtes. Vaat mind huvitab just ennekõike see, kas su teooria ja skeem arvestab turu konjunktuuri ja selle muutumist, eks ole, et see on hästi dünaamiline, et mingil hetkel ikkagi toodetakse pildiraame liiga palju ja ei ole lihtsalt mõtet neid juurde toota ja see liigub mingit ajas mingit sinusoidi pidi ilmselt. Põhimõtteliselt ma olen täiesti nõus sellega. Selline konjunktuuri muutus tegelikult. Et mina pigem näen seda, et see minu tööriist on pigem siuke nagu väike pildike või fotoke ajast endast. Ja siis, kui sa ajas edasi lähed, siis suure tõenäoliselt see mudel muutub edasi. Aga ma kujutan ette, et tänu sellele, et meil on numbrid olemas, siis tegelikult seda semiootilist ruttu saab käsitleda kui maatrikseid, matemaatilisi maatrikseid ja tänu sellele on võimalik meil teha selline digitaalne mudel, kus me kaardistame ühe osa ajas ära, mingi ajahetkel, ma ei tea, kell 12, tänasel 26. juunil oletame, ja siis läheme järgmisesse ajahetke juulis 26 kell 12, kaardistame selle hetke ära ja siis me saame nagu tuletada selle ajavahemiku ka, et mis toimus selle aja vahel sama mudeli põhjal. Et lihtsalt tänu sellele, et me saame tegelikult selle sama mudeli, mida Greimast kasutas või välja lõi, me saame tegelikult seda sama mudelit käsitleda matemaatika võtmes ka, milleks on siis maatriksid, et maatriksid tehniliselt võttes annavad sama tulemi. Vahel lihtsalt selles, et ta on puht aritmeetiline või selline matemaatiline konstruktsioon, mitte enam selline loogiline konstruktsioon, nagu ta originaalis on semiootikute jaoks. Kuigi seal on väike nagu nüanss juures, et ta ei ole päris loogika, mida matemaatikud tunnevad, et seal on pigem selline semiootikute loogika, ütleme siis taga. Et seal on väike erisus tegelikult, kui väga akadeemiliseks minna. Okei. Martin, veel kommentaare selle koha pealt? Ei, mitte selle koha pealt. Ootan juba järgmist küsimust. Okei. Oleme rääkinud teadusest ja innovatsioonist, nii et mulle kohe küsimus, et kas semiootika kui teadus on veel arengujärgus või on selle tuumteadmised ja terminoloogia juba nii-öelda kivisse raiutud, et ütleme, et kui matemaatika on ju jätkuvalt arenev teadusharu, aga enamus selle teadmisi ja teoreeme mingi arvuteooriast, algebrast, geomeetriast ja hulgateooriast said kirja pandud, ma ei tea, 19. sajandiks aga minu teada semiootika kui teadus defineeriti alles mingi 17. sajandil, nii et ma ei tea, kas see on nagu ja võiks öelda, et ikkagi päris kaasaegne semiootika on seotud ennekõike 2 nimega, ehk siis Ferdinand de Saussure, Šveitsi lingvist, ja Charles Sanders Peirce, Ameerika loogik, filosoof, matemaatik ja semiootik, polügeenius. Ja nad mõlemad nende elu lõppes mõlematel 20. sajandi alguses ja tegutsemisaeg oli siis seal 19. sajandi viimased kümnendid ka. Ja sealt algab kaasaegne semiootika, kus tekkisid mingisugused baasteadmised, mis siiamaani, ma arvan, kehtivad isegi võib-olla avastustena, teaduslike avastustena nii-öelda. Näiteks Peirce'i põhijaotusmärgi tüüpide vahel
kus kirjeldatakse ikoonilisi, indeksiaalseid ja sümboli tüüpi märke. Või siis Saussüürist arenenud viis näha kultuurilistes struktuurides ainult siis erinevuse põhist tähendusloomelist alget, eks ole, et me saame märgisüsteeme luua siis, kui me 2 elementi seame teineteisele vastavusse, eks ole, et selline baaserinevus ongi kõikide tähenduslike süsteemide alus, mis hiljem leiti ka näiteks keeleteaduses, siis foneetikas, fonoloogias, kuidas tekivad mingisugused väga pisikesed tunnused, mis mingit häälikut eristavad teisest häälikust ja see on aluseks siis tähenduse eristusele, eks ole. Ma arvan, et see on fikseeritud küllaltki, aga samas semiootika areneb edasi ennekõike tänu interdistsiplinaarsetele koostöödele teiste valdkondadega, et kuna semiootika puutub igale poole ja kõikidel valdkondadel on mingil määral semiootilisest mõtlemisest kasu. Mitte totaalselt, eks ole, aga semiootikal on oma panus anda igale poole ja need koostööd on ma arvan, väga dünaamilised ja nii palju kui muutuvad muud maailma nägemise viisid, on semiootika ka koos nendega muutumises. Kui siis ma lisaksin siia juurde selle, et sama küsimuse võib küsida ka filosoofi käest, et kas filosoofia on valmis. Filosoofid suure tõenäosusega ütleksid, et ei ole. Filosoofia ja semiootika perspektiivist või nagu kuidas nemad omavahel suhestuvad, et Martin just ütles, et semiootika suhestub kõigega või kõigi teadusdistsipliinidega ja areneb sealt edasi, siis mina ütleksin, et filosoofia perspektiivist on semiootika midagi empiirilist, sest märk on selle aluseks ja et märk on distsipliini alus, siis see tähendab seda, et filosoofia piirimail me võime öelda midagi sellist, et semiootika on nagu empiiriline filosoofia, mis tähendab seda, et midagi on nagu jutumärgises käega katsutavat distsipliini aluseks, nagu füüsikas on mingi materiaalne maailm selle distsipliini aluseks, või keemia jaoks on siis ained selle aluseks, täpselt samamoodi on semiootika aluseks siis märgid. Nüüd semiootika perspektiivist võiks öelda, et mis asi on siis filosoofia. Mina ütleksin, et see on siis selline idealistlik filosoofia, mis on natuke paradoks, seepärast, et see on ainult üks filosoofia liikidest selles mõttes, et idealism ei ole ainult nii-öelda ainus filosoofia, aga kui semiootika perspektiivist tõlgendada, mis asi on filosoofia, siis ma ütleksin, et see on midagi, mis ei ole empiiriline. Seepärast, et filosoofia nõuab argumenti, mis asi on argument on tehniliselt võttes see, kuidas sa midagi põhjendad ja kui põhjendus on vale või õige, sellest lähtuvalt sa saad öelda, kuhu siis su filosoofia liigub, aga me teame seda, et see on ainult üks osa filosoofiast tegelikult, sest filosoofiat me võime defineerida peaaegu, et ma ei teagi millena, mis viib selleni, et meil ei ole vastust, mis on miski. Et semiootika mõneti läheb sinna samasse kohta, et semiootika areneb edasi nii kiiresti ühtepidi või siis teistpidi nii aeglaselt, et me ei pane seda muutust niimoodi tähele, nagu me paneme näiteks tehnoloogia või reaalteaduste puhul tähele või meditsiini puhul. Võtab mõtlema. Tõesti. Okei. Nii, me rääkisime märkidest, tähendusest ja kultuurist ja mul oli küsimus, et millised valdkonnaalased terminid on siis igale semiootikule teada? Kood. Mida need tähendavad? Minu meelest on üks kindel sõna kood, kultuur ja siis tähendus. Okei, semioos ka. Nii, kui terminina võtta nagu, ma lugesin nüüd mitu selgitamised tähendavad. Ühesõnaga, tähendus on tähendus, see sisu, content, mida me siis mõtleme. Selle vastandus on info tegelikult, sest tehnoloogia mõistena info on midagi sellist, millel ei ole tähendust. Kui võtta nagu Shannoni või sellisest perspektiivist. Siis kood on sisuliselt, me võime võtta metafori, matrix.
midagi, mille algoritm, mille all midagi on ja siis UI töötab nagu algoritmi peal, on ju. Et meid huvitabki siis see, mis on selle all nii-öelda kood, mitte see pealispind. Ja siis, mis ma veel, semioos on siis lihtsamalt öeldes märgiprotsess või tähendusprotsess. Ja see ongi kogu lugu. Ehk siis sa mõtled nüüd semioos on siis tähendus, mis liigub järgmise tähendusena. Näiteks meie praegune kõne on üks semioosi vorm. Väga huvitav. Nii, Martin, kas sina tahad lisada mingisuguseid termineid siia? Väga ei taha, aga ma lisaks ikka siis ühelt poolt näiteks 2 terminit, mis moodustavad omavahel sellise ilusa paari nagu märgiloome ja interpretatsioon. Et ühelt poolt märki luuakse, näiteks ka küllaltki looduses geneetiliselt, ütleme, tekib mingisugune kohastumus, mimikri, et võtame mingisuguse liblika, näiteks päevapaabusilma, kellel on tiibadel siis suure, ütleme, kakulise silmi meenutava tiivamusta. Ja kui ta selle õigel hetkel lööb lahti pisikese linnu ees, kes tahab ta ära süüa õigelt distantsilt, siis väike lind kohkub tõenäoliselt. Et selline mimikri kujuneb ikkagi küllaltki automaatselt läbi keskkonna ja indiviidi või ütleme liigi ja teiste liikide sellises koosmängus. Aga samas see on ka semiootiline objekt, eks ole, et see on ka ikkagi tähendusloome ja nüüd kui sellist objekti või nähtust vaadatakse, siis tekib juba interpretatsiooni küsimus, et kes seda vaatab, kas seda vaatab siis mingisugune teine liblikas, kellele võib-olla see üldse korda ei lähe, eks ole, antud juhul vaatab see näiteks mingisugune peoleo või ma ei ole ornitoloog, eks ole, aga liik, kes tahab seda liblikat ära süüa, kellele see mimikri on mõeldud. Ja kolmandaks võib-olla seda vaatab hoopis loodusuurija, kes inimesena on aru saanud, kuidas see mimikri toimib, et interpreteerib seda. Ja kui siis mimikrit saab väga hästi kasutada ka toodete puhul ära, et näiteks ma kopeerin sinu teenuse või toote nii ära, et mul on mingid tunnused võetud sinult ja inimesed saavad aru, et kinda tegelikult see on see toode, aga lihtsalt nii nagu Martin enne rääkis. Et tegelikult see päris nii. Ja mimikrit saab niimoodi rakendada. Ja ma olen kusjuures tudengitele maininud, et kui te teete mimikrit, siis palun jälgige seaduseid. Ja interpretatsioon, keeruliste kultuuritekstide puhul, üks inimene saab tõesti õigusest ühte viisi aru, teine saab teist viisi aru ja me võime ju võtta mingisugused segmendid sealt teosest, keegi saab ühest, kellelegi tundub üks karakter positiivne, aga teisele hoopis negatiivne. See on ka juba interpretatsiooni küsimus, ühelt poolt märgiloome küsimus, kuidas kirjanik seda mõtles, aga mitte ainult, sest kirjanik ei mõtle seda vaakumis või ta ei ole selle teose ainuautor tegelikult. Et kirjanik ikkagi peegeldab enda lugemust ja seda kaasaegset kultuuri, millest ta tuleb ja ta on ainult mitte ainult, aga ta on nii-öelda organiseeriv kanal kogu selle kultuuri info jaoks ja kui hästi läheb ja hea kirjanik on, siis ta organiseerib seda niivõrd muljet avaldavalt, et tekib teos, mida loetakse ka sadade aastate pärast, eks ole. Kui siis täpselt sellesse interpretatsiooni juurde läheb see ka, et pühakirjad sisuliselt avab nagu gateway'd ju, ma ei tea millesse, interpretatsiooni hullusesse, et sul on nagu interpretatsioonide üks interpretatsioon ja siis hakkad nagu põhimõtteliselt mõtlema, et akadeemiliselt, mitte akadeemiliselt,
igapäevaeluliselt sul tekib nagu erinevaid liine, vaata, et kuhu seda mõistet selles nagu illustreerivad mõtestada. ja sellega seoses on üks hästi hea raamat, Fantasyland on selle nimi, mis räägib Ameerika kultuuri kujunemisest ja hästi suur rõhk on seal just erinevatel religioossetel liikumistel ja noh, eriti kristlaste sektidel, mis ka tohutult varieeruvad selles mõttes, et kas siis see, et maakera loodi, seal oli 6000 aastat tagasi, et kas nad usuvad seda sõna-sõnalt või võtavad seda lihtsalt metafoorina ja et kellele omistatakse näiteks piibli autorsust, kuidas siis interpreteeritakse seda autorsust ennast, et kas see on puhtalt Jumala kirjutatud tekst või on seal tegelikult inimestest autorid, kes on võib-olla ise selle asja välja mõelnud ja kajastavad ainult kuidagi väga kaudselt mingisuguseid pühasid printsiipe. Nii, turundusmärgid on meil juba mitu korda läbi käinud, on ju, aga ma küsikski, mis on turundussemiootika ja Svenile veel eraldi, et tegelikult turundusmärgid saigi siis alguse sinu sellest õppeainest, on ju? Täpselt. Ehk siis sinu semiootika loengust või kuidas me kutsume, on ju, et kui sa peaksid siis taolise loengusharja tegema uuesti turundussemiootika teemal, siis millest sa räägiksid seal? Ma räägiks nüüd seekord suure tõenäosusega oma enda doktoritööst rohkem, sest mu õppeaine, mille raames see turundusmärgid sai loodud, oli see, et ma lihtsalt alustasin nagu ABC-st või ABC-st, mis on turundussemiootika, mis on siis semiootika natuke ja siis kuidas seda turundussemioodikat saaks rakendada. Ja õpilased või tudengid antud juhul siis pididki siis viima erinevaid ülesandeid täide, et siis õppeaine läbida. Peamiselt siis märgi sellisest eetosest lähtuvalt börsimärgisüsteemist nad pidid analüüsima ühte brändi. Et nad said siis analüüsida, mis see bränd on, milline on nende brändi siis nii-öelda esitis, siis milline on märgi vaatenurgas siis tõlgend ja mis on siis märgi sümboliks. Ja nad said seda siis analüüsida sellises turundussemiootika võtmes. Ja turundussemiootika ise on siis ühtepidi võib mõelda meetodina, et ta on meetodite kogu, mis rakendab semiootilisi meetodeid selleks, et turundust teha. Teine vaade on siis see, et turundussemiootika on midagi, mis distsipliinina võtab turundusmeetodid üle ja rakendab neid semiootika heaks. Teistpidi siis. Aga hübriidvaade on pigem see, et turundussemiootika lihtsalt võtab mõlemast distsipliinist midagi, seob nad omavahel tervikuks ja rakendab neid kliendi või tarbija hüvanguks, mitte nende röövimiseks. Mida mõnikord võib öelda, et turundussemiootika on üks viis, kuidas inimestelt võtta raha veel rohkem ära. Et pigem on see, et turundussemiootika lihtsalt püüab mõtestada seda, mida turundajad teevad teise nurga all ja paremini, sest ajalooliselt kapitalismi või kapitalistliku süsteemi mõte oli see, et see, mida riik ei tee, peab erarahastus suutma teha. Mis tähendab seda, et me teeme inimeste või ühiskonna heaks midagi sellisel viisil või selliste vahenditega, mida riik siis ei taga, sest riik tagab tavaliselt nagu kapitalismi järgi mingid baashüvesid. Sealt tuleb see riigiteooria, et kas siis paksriik või õhukariik näiteks. Õhukariik on siis see, et kus siis riik tagab sulle mingid teatavad baasvajadused, sõjaväe, julgeoleku, meditsiini võib olla ja nii edasi. Paksriik on siis see, et sul on nagu sotsiaalne süsteem nii suur, et riik võtab nagu rolle hästi palju, mida ta hakkab täitma. Lisaks sellele, et sul on nagu mingid sellised üldised baasvajadused kaetud riigi poolt. Kas Martin tahab midagi lisada? Ei taha. Aga okei, et need on siis need punktid, millest sa sooviksid rääkida oma seal loengus, kui sa seda peaksid tegema uuesti. Jah, ühtepidi ja see tegelikult võttis ka kokku selle, mis on siis see turundusmärgid ise. Okei.
aga turundus versus turundussemiootika, et mulle tundub, et kui me ütleme sõna turundus, siis nagu tavainimene siis kujutab ette, et okei, ma olen turundaja, ehk siis ma saadan uudiskirju, ma teen sotsiaalmeediasse postitusi ja ma ei tea, teen bännereid, on ju. Aga mulle tundub, et kui sa oled nagu hea turundaja, siis tegelikult sa alustad mõtlemisest, mitte tegemisest. Ehk siis sa mõistad oma seda sihtrühma ja seda valdkonda ja sinu konkurente on ju enne, kui sa hakkad postitusi tegema ja brändi defineerima, on ju. Ehk siis, et mis neil nagu vahet on või et millal ma peaksin minema turundust õppima, millal ma peaksin õppima turundussemiootikat, siis mulle tundub, et tegelikult need turundussemiootikud jõuavad lõpuks samasse kohta, kuhu head turundajad on ju. Ta rakenduslikult mingil määral ongi nii, aga Martin on siin hea mõte. Mul on üks kommentaar selles mõttes, et selleks, et saada häid tulemusi, tuleks tegelikult teostada uuringuid, et lihtsalt mõtlemisest ei aita, et mõtleme mingisuguse versiooni välja, kuidas see asi on, aga selleks, et teha uuringuid, üldiselt mida annab meile kõrgharidus, mida annab akadeemiline haridus, on see üleüldiselt, eriti doktorikraadi tasemel ja ka magistri tasemel, on see, et inimesed õpivad üleüldiselt teostama teaduslikke uuringuid. Ja seal ei ole põhimõtteliselt niivõrd suurt vahet, kas see on mingisugune turunduslik uuring või sotsioloogiline uuring või lihtsalt mingisugune töö andmetega ja lähenemine allikale, kasutades siis akadeemilisi meetodeid. Täpselt. Et selles suhtes turundussemiootika sa võid minna õppima koheselt, kui sa bakas lähed bakalaurust omandama näiteks turunduse valdkonnas majandusteaduskonna raames või siis lähed näiteks selle ringiga, et sa lähed semiootikat õppima või filosoofiat õppima ja siis võtad endale kõrval erialaks näiteks majanduse, siis tegelikult sa saad nagu need osad täidetud juba. Aga turundussemiootika oma olemuslikult nõuab mingit nagu filosoofilist baasi, ütleme niipidi, või semiotilist baasi just sellepärast, et nende meetodite rakendamine ise võib nii keerukaks osutada, et kui sa ei tea selle nagu taustaloomet, sa lihtsalt rakendad neid valesti. Nagu sa tõid välja, et kõik hakkab mõtlemisest pihta ennem, kui sa midagi tegema hakkad. Kuigi see uuringu tegemine nõuabki ühtepidi seda backgroundi, siis ütleme siis selle miks sa midagi teed, kuidas sa midagi teed. Aga võtame ka sellise olukorra, et kui inimene tegeleb turundusega juba ja tal on kaalutlused, kas ta võiks minna semiootikat õppima sinna juurde, siis kindlasti on see hea mõte just sellepärast, et ennekõike saada rohkem teada kultuuri toimimisest, mis on turunduses lisateave väga oluline, lisa kvalifikatsioon ja arusaamine. Ja vastupidiselt nüüd semiootik, miks ta peaks turundust õppima, on see, et kuidagi rakendada oma teadmised või oskuseid, mis võivad jääda abstraktseks. Kui sa just ei tegele näiteks mingi konkreetse suunaga, mida sa kindlalt tahad välistada turunduseni, aga suure tõenäosusega sa puudud turundusega juba selles kokku, et sa pead kommunikeerima oma enda ideed kellelegi edasi. Miks see on hea? Ja ühtepidi sa seadki siis kommunikatsiooni tähendusloome rakendusliku aspektiga või kunstiloomega, sest turundajad või turundust õppekaval ka räägitakse, et turundus on midagi sellist, mis seob teaduse ja kunsti omavahel kokku ühtepidi. Vähemalt mulle niimoodi räägiti, et ühtepidi see on loominguline ala, aga teistpidi on ta midagi sellist, mis on väga mõõdetav, midagi kalkuleeritud. Aga sa ei saa seda nagu minna lõhk nii-öelda. Ja kui siis mõõtmisest me räägime tulevikus kindlasti edasi, mis see turunduse või semiootika mõõtmine on. Okei, aga siis lõpetuseks, et inimesed, kes on huvitatud arenemisest, aga neil ei ole näiteks aega hetkel minna ülikooli semiootikat õppima või teistmoodi lihtsalt mingit, ma ei tea, turundust õppima, et siis mida te soovitaksite äkki iseseisvalt lugeda, et saada mingi
esmased baasteadmised semiootikast? no minu meelest üks hea raamat on või kanalid on Marketing Semiotics. Okay. Laura Osvaldi poolt juba väga ammu antud raamat, aga põhimõtteliselt see annab väga hea pildi, mis on turundussemiotika. Ja mina soovitaks lihtsalt Juri Lotmanit lugeda eesti keeles kõigepealt tema ühte kõige viimast raamatut Kultuur ja plahvatus, mis on üsnagi üldine raamat selles mõttes, et Lotman seal kaugeneb ütleme konkreetsetest kirjandusteaduse uuringutest ja strukturalistlikust vaatest ja üritab hõlmata väga fundamentaalseid laialdasi protsesse ja see on ka väga hästi küllaltki lihtsalt loetav raamat võrreldes paljude teaduslike tekstidega. Ja kindlasti võib ka võtta meie enda Tartu Ülikooli õpiku ette, kui tahab mõisteid ja kõiki neid teada, et meil on kohe õpik olemas nimega semiotika. Semiotika õpik, semiotika. Et ongi Tartu Ülikooli poolt välja antud, et peaks olema pressi poolt välja. On, jah. Et soovitan seda ka lugeda. Okei, väga äge. No mina ei tea, ma sain kõvasti targemaks. Ma loodan, et kuulajad ka, kes siin just juba semiootikad ei ole, et siis saite teada, mis see on ja kuidas seda rakendada eri valdkondades. Aitäh kõigile, kes vastu pidasid selle pika maratoni. Ja ennem kui me täiesti lõpetame, siis ma kindlasti tuletan teile meelde, et meid leiad sa näiteks üles YouTube'ist, Spotify'st ja meie kodulehelt turundusmargid.ee ja samuti Instagramist ja Facebookist võid meid jälgida. Ja kui sul on mõtteid või soove, millest me võiksime rääkida või siis ka kommentaare ja küsimusi meile ja Martin ootab endiselt küsimusi, siis kindlasti kirjutage meile kiri @turundusmargid.ee. Aitäh teile! Aitäh! Tšau! Aitäh!